see peab nii kõvasti siin särama. Jaa. Ära meie perele häbi tee siis. Mille üle sina Eesti puhul kõige rohkem uhkust tunned? Jah. Ma teadsin, et see küsimus tuleb. Oi, Eesti üle uhkust. Eesti muusika, mis on nüüd pressimas ennast piiridest välja, leidmas oma radu. Ma tunnengi uhkust Eesti muusikaproducerite pärast, kes on jõudnud nagu välismaale ja kaugele. Ma arvan, et ikkagi Eesti kultuuri üle. Eestis tehakse minu arvates väga heal tasemel muusikat, teatrit, kino, film on meeletult arenemas. Mina arvan, et ma olen uhke kõige rohkem selle, et me oleme väga nutiriik. Ma tunnen alati uhkust selle üle, kui Eesti sportlased suurel areenil midagi võidavad või midagi vägevat korda saadavad. Ja näiteks Kelly Sildaru. Kohutav ilm, selle üle ma ei ole uhke. Seda kriitika poolt leiaks kindlasti rohkem ausõna. Ma olen uhke tegelikult ka selle üle, et Eesti noorus ei ole midagi nii hukas, kui räägitakse. No ikkagi Eesti inimeste üle. Nende inimeste üle, kes veavad telgitagustes näiteks Eesti turismi, kes tegelikult nagu igapäevaselt annavad 110% endast, et riik toimiks ja Lisaks ka see, et ma arvan, et meil inimestel on väga hea elamistingimused, kui võrrelda näiteks teiste riikidega. Mulle meeldib see, et Eestis on turvaline elada. Ja mulle meeldib, et inimesed nagu teavad, mida nad teha tahavad ja siis saavad seda siin ka teha. Et meil on naispresident. Mõnede jaoks ei ole nagu midagi erilist, aga minu arvates ta toob mingit värskust meie ühiskonda. Meie loodus. Laulupidu. Laulupidu. Number 1. Super. Et me oleme sellised väiksed, aga hästi sitked. Kui niimoodi iseloomu omaduste poole pealt võtta, siis ma arvan, et meie visaduse üle nii-öelda survive'ida või ellu jääda, nii-öelda kui ajalugu võtta, et siis tegelikult eestlane on tegelikult siin kauem nii-öelda grillinud kui see 100 aastat. Me peame vastu erinevatel halbadel aegadel. No ma arvan, et selle üle, et me oleme oma riigi suutnud selle 26,5 aasta jooksul taas teha nii vingeks riigiks, et väga paljud meid kadestavad. Me paistame väikse riigina maailmas silma. Eesti! Mulle meeldib tema kama! No esimene asi, mis kohe pähe kargab, on see, et see on mu kodumaa. Ma olen siin sündinud ja see on minu jaoks väga-väga tähtis. Me oleme vaba. Sõltumatu riik. Me oleme kaitstud. Meil ei ole sõdu. Meil on selline rahvas. Meil on oma keel, on kõik alles. Mis on nii vägev. Mis on nii vägev keel iseenesest. Võib-olla see, kuidas me mingites hetkedes suudame nagu ennast kuidagi hästi ühtselt kokku võtta ja nagu toimida mingisuguse ühtse nagu grupina. See on nagu, aeg-ajalt tundub, et see Eestis ei toimi. Me ei ole küll nagu väga ühtsed, ma olen näinud rahvaid, kes on ühtsemad. Mingitel hetkedel me nagu unustame oma mingid jura ja kõik mingid mured ära ja siis me saame kokku ja siis me oleme ikkagi nagu üks. Vot siis me oleme eestlased. Väga mõnus. Soovi midagi Eestile 100. sünnipäevaks? 100. sünnipäevaks on selline suur ja auväärne number. Ma sooviksin Eestile 100. sünnipäevaks. Nagu sünnipäevalapsel oleks hea soovida pikka iga ja tervist ja rõõmu ja sära silmadesse ja tehke lapsi. Rohkem läbimõeldud otsuseid. 100 miljonit eestlast. Ma soovin kõige rohkem rääkimist ja arutlemist. Loomingulisust. Et riik samamoodi nagu arendas, nagu ta praegu teeb. Ehk siis jätkada samad vaimud. Vastupidavust. Et me ikka vabad oleme. Ja niimoodi veel 100 aastat ja 200 aastat ja 1000 oleks veel parem. Inimesed oleksid sallivamad, sõbralikumad. Ma soovin, et Eesti, kes on jõudnud küpsesse ikka igas mõttes ühiskonnana, riigina, et Eestil oleks tarkus teha õigeid valikuid, et Eesti inimestel oleks põhjust oma riigi üle uhke olla. Ja mõelda ka ise, mis mina tegelikult saaksin nagu ära teha ja mis on minu roll nagu tegelikult täna siin. Hoiame nüüd kõik kokku
siis on meist ka tolku. siis on meist ka tolku. aitäh.